võistlus on alanud, esimesed võistlejad on võistlustules. Nii, Maarja on natuke ettepoole läinud, saab natuke kiiremini. Grammikese ees, 2 kordust. 4 + 4, rahulikult Maarja. Jah, Eera pista. Korralikult alt, rehvist kinni, põlvega juurde, peaasi see rehv kogu aeg liiguks. Nüüd on 4 korda tehtud, pool distantsi läbitud ja vaja tagasi tulla. No tagasi natukene siin vastu mäge võib-olla on, aga see nii palju ei sega. No publik elab kaasa. Hetke läks küll natukene pilve taha, sul lihtsam on, aga ilm on iseenesest palav. Ja 4 + 4 kordust, eelmisel etapil oli 3 + 3, seega on vaja 2 kordust ju rohkem teha. Läheb. Natukene veel, viimane kordus. Maarja oma soorituse teinud. Aire tuleb ka kohe oma viimase sooritusega ja nii, läbi ta saigi. Aplaus igal juhul. Suured traktori rehvid. Esimene 0 ja nüüd läheb. Käega lükkama võrdselt. Töötab. Keskelt võtavad tüdrukud kinni. Kohe võtab. Läheb. Juba võtab. Mari oli jookseb ju teisele poole juba. esimesel etapil teine. Läheb. Ei otsi, võtab kohe. Põhikonkurent. Töötab. Soovi saada võidu välja. 2 veel, läheb juba. Aga ega Kristi siin kergemaks midagi ei tee. Kõigil on oma sõna öelda. Viimane kordus. Nii, Mari on oma soorituse teinud. Hetkel teada meile hetkel Maarja on juhtimas. Nii, teeme Kristile ka aplausi. Ja Timo juba siis hakkavad ette valistama ennast. No nii. Läheb. Tulemus on ette teada siin 35-6 sekundit, et sinna kanti tuleks nüüd saada see tulemus. Poolistants siin läbitud. Eerika saab ka kohe pool tehtud. Töötab. Avel on jäänud veel 1 kordus. Ja kas tuleb sealt esikolmiku koht, seda hetkel veel ei tea. Seda ütleb meile kohtunik. Eerika veel võitleb. Läheb Eerika. Eerika on ka varasemalt käinud siin võistlemas. Eerika kumpala raskuse ees hoidmine veel tulemas, aga no elutame elame kaasa. 1 kord on jäänud, siis on naiste rehvikantimine juba läbi. Eerika alati võitleb lõpuni ja kunagi alla ei anna, nii et tubli ja visa hingega Eesti naine. Nii, 4 + 4. Siin kohe hoo sisse. Timo võitis etapi. Mehed siin midagi tagasi ei hoia ja kindlasti kui 3 etappi ainult on, siis ju tuleb kõik etapid maksimaalselt kaasa lüüa, nii et midagi kuskilt ära kinkida ei saa, kui tahad siin võita etappe ja loomulikult ka kogu sarja võitu mehed ihkavad, aga selline tugev tulemus Timo poolt nagu 30-90. Silver kollasel ajal. No nii. Silver võtab natuke teistsuguse tehnika, võtab rehvi keskelt kinni, põlv alla, aga kindla peale. Eelmisel aastal sai siin mõned kordused ainult kirja, siis seekord juba mehed siin tahavad saada kogu tulemuskirja, et kõik kordused tehtud. Ja Kristo siis tulemusega tagasi. No ja loomulikult, kes on Tartus pidudel käinud, siis mujal Eestis, siis igal juhul Kristo Räämise puhul on Eesti kõige tugevam diskor, kes tihtipeale diskori puldis hoopis ja plaati keerutamas, siis ees hobi korras tõstab ka kangi ja teeb seda väga edukalt. Ja kõvem aplaus, teie ees oli Eesti kõige tugevam diskor praegu, Kristo Räävis, kes võtab oma soorituse ja Silver Karp võitlemas praegu siin selle 300 kilogrammise rehviga. No natukene veel, Silver, tule üle. 10 sekundit. Nii, 10 sekundit jäänud.
no nii, napilt jõudis enne kontrolli aega. on natuke eest ära läinud. Tulemused on ette teada, hetkel Timo Kuusemaa juhtimas 30-90. see saab kindla peale, jah, lapsida ei tohi, kindla peale. Korralikult rehvist kinni, põlvega alt hoog sisse. Ulvar alustab juba tagasitulekut, 4 kordust veel jäänud. nii publik elab kaasa. Nüüd on ka rohkem pilve taha läinud, vajab küll siin natukene pilve üles, loodame, et väga kõvasti sadama ei hakka. ja Ulvar kohe oma soorituse lõpetab, temal 8 kordust tehtud. nii, Sander võitleb veel seal. 6 kordust tehtud. tuleb Sander. ei lase enam vaadata, hästi tuleb. 1 kordus veel, läheb. tuleb, juba tõsta, põlvega, hoia kinni, ei lase maha, lükka. nii, tehtud on. no nii, Tanel paneb siin kohe tempo peale. Tanel on teinud kaasa ka, olid mitu aastat pausi, aga sel aastal ehitusarjas tegi kaasa. Kulgeles saavutanud poodiumi kohta, järelikult on mehel õigus ja võimalus siin kaasa lüüa Rahva Rammusarjas. Esimesel etapil ta kaasa ei teinud. on tulemas siin ka teisi kiireid poisse veel, nii et Tanel tuli siin kogemust saama. 27-38, Tanel aeg 27-38, praegu parim tulemus. aga Siim ala võitleb, tuleb Siim. tule. esimeste võistlusel Siim sai paar kordust ainult seda rehvi kirja ja nüüd mees hooaja lõpuks juba jõudis rehvi kantida. juba mitu korda, nüüd kala tuleb, ei lase lahti Siim, hoia, põlv alla. tuleb. Suru ja 8 kordust jääb tehtud, tubli. Siim on vana peatonimees, kes laskesuusatamise trennis käinud ja hoopis püss seljas suusatanud radadel. Meestel on tulemused ette teada. nii, siin tuleb järjest, kui rehv kogu aeg liigub, tuleb hea tulemus. Igal juhul praegu Jaagul on hea tempo, seisma pole jäänud see rehv, kogu aeg ta liigub. ja Altair Eesti poolt on siis välja pandud need suured rehvid, mehed saavad kantida. praegu siis Alex on läinud juhtima omavahelises võrdluses, aga seal tegi natukene liiga. käel on valus ja see traumat ei tule. nüüd tähtsam see, et mehed haiget ei tee. Aleksi paar päeva tagasi Lülenurmes võistlemas oli ja igal juhul praegu no nii. Joosep juba eelmise aastaga kaasa löönud. Joosep on natuke Laarit ees juhtima. Mõlemad mehed olid ka esimesel etapil Jõgeval. Alar eelmise aastal Rahva Rammusarja võitis. Eelmisel etapil Jõgeval oli teine. Praegu tuleb Alar hea hooga. Alar on siis selline mees, kes kaasa löönud erinevatel maratonidel, nii suusajooksu kui rattamaratonil, aga ka kuna kangi tõstmine meeldib, siis praegu mees teinud ka Rahva Rammusarjas ja jõuradadel, nii et Joosepit natukene võidab Alar, et mõlemad mehed tulid päris hea tempoga ja siin on 40 ja 30 sekundi lõpus mitmed mehed ja siis juba naistel järgmine võistlusala. nii. 4+4 kordust. Circa 300 kilogrammi rehvil kaalu ja publik elab kaasa loomulikult ju. Käed taskust välja ja muudkui plaksutame. Meestel esimene ala saab kohe läbi. 14 meest täna teie ees võistlustules. Ja 6 naist kokku jälle 20 võistlejat. Ja kohe on Rivo siin oma sooritustel lõpetamas, nii, tema tulemus kirjas ja Ergo, kui alguses grammikese jäi maha, siis
tempo tagasi tulles pani hoogu juurde. Ülekanne lehvitame kõigile, kes siis Facebooki või Instagrami vahendusel meid vaatamas on. Ainel üks kordus kirjas. Ja jalaga Erika, jah, jalaga tõuka. Terav liigutus. Hopp käega, suru, Erik, hoia. Nii tubli. Nii, ja publik elab kaasa, ärge hoidke ennast tagasi. Näidake nüüd, et Eesti rahvas, et teil ikkagi ka emotsioonid on olemas, mitte see, et lähete koju, oli tore võistlus. Et laske nüüd endal emotsiooni möllata, jaanipäev on käes, jaaniaeg, mõnus aeg, ilm on soe. Me oleme ju ootanud kogu aeg sellist suve ja siis, kui see suvi jõuab kohale, siis me kirume, et nii palav on, aga tegelikult on ju nii äge. Mõnus, soe ilm, karmud, kärbsed lendavad, sääsed söövad. Rammunaised rassivad, võitlevad tulemuse eest, kes saab Paulvere rammunaiseks 2021 ja ühtlasi jõusport rahva rammusarja teise etapi võitjaks või siis paremini teiseks ja kolmandaks igal ühel oma eesmärk või lihtsalt võistlus läbi teha ja saada kogemusi, vaadata, kas on see branš tugevam või olen mina ise. Ja aeg Pile kõlas, kohtunikud ütlevad, kas viimased tõsted loevad, kui käsi sirgu ei ole, siis ei loe. Otse rinnale. Hästi, 11 kordus on teada, Marjaga korralik väljatõuge, otse rinnale, jalaga ilus tõuge, surumisvõnd, tangiga ilusti kontaktis ja siin tuleb seda tempot hoida. Raskus on päris suur ja sirgetele käte ja see liigutus on päris pikk. Korralikult 75 sekundit, 40 sekundil hakkab inimesel tavaliselt 45 sekundit maksimum raskusega tegevust ja siis hakkab juba väiksesega hakkiga võit tekkima, aga siin on lausa 75 sekundit, minut 15 tuleb teha tööd. Ja pange ennast ära lase. Mis see läheb? Mõlemale väga hea tempo. Hopp. Korralikult jalaga, Maarja. Tõuka. Väga hästi. Jalaga. Kui kamp tuleb rinnale, siis tuleb seal lükata ka küünarrukk kohe üles, et see kanga alla käiva. Hästi, Maarja hoiab ilusti praegu kangi rinnal. Hästi. Tuleb, Kristi. Ja üks veel. Ja nüüd on aeg. Ma teeme aplausi. Korralik võitlemine siin. Aga praegu naised. Ja kuule ära, kuule käsimus! Kuulata, kiirusta, korraks hoida üleval, jah, et on fikseeritud see liigutus. Igal juhul Maril on ka tulemusega ette teada samamoodi nagu Avel. Väga tähtis on, ütleme siis see raskuse üles tõstmise ja korduste peale. Kui teisega võrdne, siis tihtipeale ikkagi aitab see, et sa tead, et mitu kordust on keegi ette teinud. Sa lähed kas tempot valima, natuke suudad kontrollida, aga ainult siis, kui sa oled suhteliselt võrdsel tasemel. Siis aitab see, et on väike tagurtuli ja eelis. Aga loomulikult tuleb anda ennast kõik ja midagi siin nagu tervet ei kingita. Igal juhul kaks naist praegu Aire ja Kristi on 11 kordust sellise värava tulemuse ette teinud, 40 kilogrammi pea kohale tõstetud reeglite päraselt ja mitte midagi ei ole siin Avel ja Marit tagasi hoida. Peale neid enam keegi ei tule. 75 sekundit jookseb armutult ja tuleb tõsta. Mitte midagi ei teha, kui tahad saada siit paremaid punte, siis tuleb. No nii, Mari korraks veel puhkas, kogus hoogu. Treener Meelis kõrvalt käratas paneel üks kord ja jõudis ühe korra veel aja sisse. Kui tahad saada rohkem punkte, pead tegema ka 7 kordust. Muidu jäävad tagasihoidlikumad tulemused, aga Sander kohe otse rinnale selle pead haardama. Ja tegi kumarga. Hea soovitus tuli publiku seast pinga vahepeal.
et mehed on proovinud siin ilma hingamata ka, aga pikalt ei kesta. Mõistlik on hingata ja kuna pingutus on suur, siis ikkagi tuleb selle hingata, sest hapniku võlg muidu tekib päris kiiresti ja see esimene 34 sekundit võib ju hästi kiiresti minna ja siis rahvakeeli öeldakse, et tuleb see haamer, saad haamri ja siis on hapniku võlad, mulle koljad, kukal villa, hapniku ei ole ja siis on juba keerulisem. Nii, kuus kordust oli siiamaani parim, 10 ja 9 kordust on tehtud. 11 kordust praegu parim tulemus, teised mehed vaatavad teile. No ei tehta seda asja lihtsaks, kuidagi. Siin kõigi järgmistel meestel tuleb ikka seda tempot korraga, korralik tempo tuleb kohe peale panna. Kui naised suutsid siin 16 kordust paremaks, siis korralikult tuleb ära fikseerida ka, eks jah, tuleb hoida korraks, kuulata ära kohtuniku ütlust, võistleja peab paigal seisma ja olema jalad võrdselt, küünarnukkid fikseeritud. Võib suruda, võib tõugata, aga loomulikult tõugata on lihtsam, tasub ära kasutada jalajõudu, sest seda 75 kilogrammi järjest suruda niimoodi rinnalt üle 10 korduse nii lihtne ei olegi. Alles sai ju rehvi kanditud ja 12 kordust. Sander Pikk tegi sellise korraliku tulemuse nagu 12 kordust siia ette. 75 sekundit tundub ühtepidi pikk aeg, aga no nii, mehed niivõrd tulevad vistama kastamaad kangi, et lausa taevas hakkab mürisema. Midagi. Loodame, et suur torm ei tõuse ja nii, Joosep on oma soovituse lõpetanud ja oleks viimast kordust ei saanud enam. Naised suutsid 16 kordust 75 sekundi jooksul teha, siis saame näha, kas mehed suudavad ka sama palju või rohkem, aga loomulikult on ka raskus suurem. Igal juhul 12 kordust on parim tulemus hetkel. Publik läheb kaasa. 75 kilogrammi on raskust. 75 kilogrammi. See ei ole üldse nii lihtne. 50 kilogrammi võib-olla meeste jaoks kergem. Aga 75-80 kilogrammi juba tahab saada sellist piisavat tugevat jõudu, et nii palju kordusi järjest rinnale võtta seda raskust kogu aeg. Ja nii kui sa hakkad seda sinna vöö peale võtma, siis kulub aega. Igal juhul oleks vaja võtta otse rinnale ja pidevalt olla kangiga kontaktis. No nii, hea Vile. Vähemalt 15 kordust tulevad siit alavõitu saada, aga on tulemas terve ports tulevaid mehi veel. Risto ja Riivo siis teisest üles, Alar ja Pekk on ennast juba valmis, Timo ja Tanel valmistumas. Ja ega võistlejad peavad ise vaatama, et võin teha 30 sekundi jooksul ära 10 või 12 kordust, siis puhkan, teen ühe korduse, veel puhkan, teen ühe korduse ja võtan siit parima tulemuse või hoopis valin sellise sujuva tempo, ei alusta kiiresti, teen sujuvalt ja rahulikult ja kasutan see 75 sekundit maksimaalselt ära ja ühesuguse sarnase tempoga. Et ihasid töötab nii palju täis, aga kas mul jagub võtma nii palju. Et iga võistleja peab iseenda jaoks valima selle hea tempo. Igal juhul taganttulijatel praegu see eelis on, et nad teavad, et 14, 12, 11, 10 sellised kordused, mis on paremad mehed ette teinud. Ja see tähendab seda, et iga kordus võib tähendada 1 punkti võitu või 2 punkti kaotust. Siin tuleb võidada lõpuni, mitte midagi tagasi hoida. Ja Kristol väga täpselt klappis tõstete arv, igal juhul sirgetel kätele sai fikseeritud, ta mõistetatud teisele etapile.
ja siis vaatavad, kumb nüüd tulevad kätte näitamas, aga praegu Alar ja Brett on siis igal juhul võtnud koha sisse ja ütleme nii, et nendel meestel kergem ei ole, sest vihm on hakanud sadama ja see teeb olukorra mõnevõrra keerulisemaks just kaarde poole pealt. Et kus väike abimees Sander on, ole hea, et kilekotisest võtta kalts ka valmis meestele sinna. Väike abimees Sander, jah, kilekott vöörise kasti juures. Võta palun valmis kaltsud, äkki meestel on vaja tõmmata kang vaha pool kuivamaks, ole valmis selle inimesena lähedale. Meestel on praegu tempo peal ja ette on teada, 14 kordust on parim tulemus. Tõidetakse TV, loomulikult TV, noh. Ikka jõuab, mis ta ei jõua siis. Siin ei ole midagi, läheb, 12 juba. Ei ole midagi, tuleb panna. Läheb. 14 on siiamaani parim. Läheb. Jõuad Alar veel. Ai, kurja, ei loeta neid ju poolikult tõsteid. Võiks öelda, et 14 ja 2 on noorem vend, nii et noorem vend tuli siis näitama vaja venna, et väga jõuab midagi. Aga igal juhul 14 kordust on 2 meest teinud ja siin ei ole midagi tagasi hoida. Igal juhul teised mehed on ka. Oleme tagasi. Jõuad! Timo, jõuad! 14 kordust, aga see ei anna alavõitu, 15 kordust annab alavõidu. Ja siin on see moment, kus pidevalt peab andma tempot, sellepärast, et üks väike ebaõnnestumine või väiksem puhkuse pauski ja juba jääb aja hätta, lõpus hakkad väsima, tõste ei tule korralikult välja, kui sa tasakaalu kaotud, sa lähed üks tõste tühja ja siin ei ole, tuleb korralikult lõpuni. No näed, ei ole nii lihtne. Sõrmed peavad lõpuni vastu pidama, kui siit tahab Eesti ja saada alavõitu, aga no nii, aplaus. Ja mis on tulemas? Mõistlik on joosta üle joone koos kohvriga. Nii, 110 kilogrammi on raamiklaar, 110 kilogrammi, 15 + 5 meetrit. Aire on läinud natuke juhtima. Nii, Erika läheb ettevaatlikult, aga kindla peale. Väga õige, ei pea turvama. Nii, ja üle joone vaja olla. Ja nüüd on üle joone ilusti, tagumine serv. Aire sooritus tehtud. Ja tuleb ka Erika, tule. Ei pane maha, jõuad lõpuni Erika üle joone. Ei pane maha, Sõrm peab, kannata. Veel natukene, viimane meeter, veel natukene ja nüüd olemas, tubli. Teeme aplausi. Erika kandis siit endast 2 korda raskemat kehakaalu. Ville kõlas. Nii, 18.94. Oli mõlemad võrdsed lähevad ja siin on olnud kestust. Nii, kestuse peale, Margus on natukene enne. Natuke enam Maarja ees ja kohver tuleb üle joonekonda, mis ei jää suugi maha. Nii, Maarja omasoorisse teinud ja nüüd tuleb ka siin kohvrit jagu umbes jäi maha, aga praegu tuli küll. Maarja pani väga tugevalt. Aga nii, elame kaasa. Need on 2 kõige tugevamat naist tänasel päeval teie ees. Ja Mari paneb tempo kohe peale, sest ta teab, et 17.71 tuleb üle minna. Alla paneb korraks maha servida siis ära. Aga praegu tuleb Mari väga hea tempoga. Ja kas siit tuleb liidraeg, jõudis ilusti üle joone. Tempo oli väga hea, aga ega ei pane maha. Tuleb üle joone, nii ikka pidi korraks maha panema, sest Sõrm ei pidi tegema topeltkõstet. No mis sa ütled? Ega siin meistrijatel on ka, kellel on see jalg tugevam, kellel Sõrm tugevam. Et mõni mees
No nii, igal juhul praegu Silver on endast olnud parima tulemuse. Oli siis rehvi kantimine, tuli väga hästi välja ja siis fight nii hästi ei tulnud. Nähti punkt ära. Kristo kollasel rajal. Ja nii, nüüd tuleb käia kiiremini, kui see 20 sekundit olla siin esimeste meeste seas. Mitte midagi tagasi hoida ei ole. Kohvrit võib maha panna ainult siis poole peal. See oleks mõistlik otsus. Kui vahepeal veel paneb kohvrit maha, siis ei pruugi samas tempos olla. Et minna siit liigrajaga ja siin saab kohe üle joone ja Ergo nii tuli see nipa-napa koos seal 23, 23 pool, 28, nii et iga punkt läheb tööle punktis ja vahet meestel siin. Väga-väga korrektselt tuleb oma soovitust teha ja täpselt välja arvestada, kui palju praegu siin. Sandra tuleb päris hästi ja üle ööna vaja kandega tehtud. Siit tuleb praegu Sandril päris hea tulemus, Kristo tuleb ka üle joone. Väga kindla peale, ei rapsinud ja Kristo sai üle joone ilusti. Kindel sooritus, et tasakaal ära ei lähe ja 210 joone ette otsas ikkagi. Kindla peale, nii praegu Aaril väike tasakaalu kaotus ja üle joone tuleb kanda ja siin natukene andis Alar praegu siin. Ja panevad kõrguse paika ja panevad siis vastavalt sportlasele selle aja käima. Ja ju kannatamisala 12,5 kilogrammi, varasemalt on naised 10 kilost raskust hoidnud, nii et nüüd on 12,5 kilogrammine. Väga publik. Loomulikult elage kaasa, sest ega kui on minut ja peale hoitud 10 kilost, siis siin 30-40 sekundi jooksul hakkab juhtuma. See, kes 40 pluss sekundit hoiab, kui üldse täna 40 sekundi peale jõutakse, aga igal juhul see 40 sekundit võib olla täna üldse võitja. Nii, Eerika lasi praegu selle kohvri alla ära. Aga Aire hoiab. Saaks pastata ka. 33-80, saad. 33-80 on Eerika tulemus. Ja publik on valmis kaasa elama, ajad on ette teada. Parim tulemus 52.02 hetkel. Et igal juhul tuleks praegu siin. Ja ai. Kristi praegu pani raskuse kohvri kohe maha. Teeme aplausi igal juhul Kristile. See oli küll praegu pahasti. Võistleja kindlasti ise rahul ei olnud, peaasi, et meil kuskil liiga ei tee midagi. 10.48. Et oli praegu siis üks punkt ainult Avest maas ja 1,5 punkti Maarja ees. Nii, naistel on ette teada, siin tuleb iga sekund on oluline, sest iga punkt kui praegu ei tohiks ära anda või tuleks just võita see punkt juurde. Ajad on ette teada ja 52.02 päeva parim tulemus. Kas naised nüüd praegu nendest paarist siin, Ave või Mari lööb üle. 20 sekundit hoitud. Sekund ja hetked siin punkte hoida Mari igal juhul. Ja Owen hoiab, mida vähem neid teisi võistlejaid temast ettepoole tulevad, seda rohkem, aga praegu hakkame rajuma. Läheb raskeks, vaatab kõrvale, mida Ave teeb, hoiab veel edasi. Kannatab Ave veel, kannatab Jane veel ära, temal siin praegu hea võimalus võita punkte juurde just. Mari vastu tagasi, nii et igal juhul teeme aplausi. Korralik naiste duell oli.
ja Silver alustab. Silveril pole ka midagi muud teha, kui tuleb siin ikkagi maksimaalselt hea sooritus teha ära ja saada võimalikult palju sekundid kirja, et tagantpoolt teised mehed tulevad, siis nende seda saada neid lisapunkte endale ja 14 võistlejat, 13 võistlejat on jäänud, et on võimalus neid punktikohti võtta, aga Silver siin paneb praegu suhteliselt kiiresti selle kohvi käest ära. Ja nüüd läks jälle kannatamisest. Ergo ja Siim siis kannatavad kahekesi. Midagi on teha, ergutame ja ergutame. 21 sekundit tegi Silver tulemuse ette. Ja see tulemus oleks vähe hädast üle hoida. No ei lase Ergo alla, hoia. No tuleb kannatada. 20 sekundit hoitud. Raske see 20 kilogrammi. Silver, no ei saa teil. Tuleb välja, et siin praegu vaatame, mis see stopper näitab. Mis see stopper näitab, et ei näinud seda keegi oleks midagi juurde pannud. Valmis alla. Läks. Allapoole. Et meil oli eelmine aasta Räpinas sarja finaaletapp siis, kus naised tõmbasid väikebussi staadioni peal ja mehed tõmbasid seda sama bussi siis muru peal natukene vastu mäge. Nii et telekapilt oli äge, et naised tõmbavad sama bussi, mida tõmbavad mehed, aga loomulikult, kui on sile pinnas või sa tõmbad muru peal natukene tõusu ka, et hoopis teistmoodi see teistmoodi on ja oluliselt raske muru peal tõmmata, aga praegu need mehed võitlevad hästi ja siin need, kui siin 40 sekundit suudaks ära hoida, oleks päris kõva tulemus ja teistele meestele hea avaldus raskuse. Kannatas, mõni sekund tuli veel juurde. Omavahelises duellis Joosep siin sai Aleksi vastu võidu, küll aga tunnel ühe hetkel läheb nii raskeks, et väga allapoole, jah, nii on hea. Et läheks nii raskeks kohe, et kuidagi tahaks selle kohta sealt ära panna, et no ei kannata. Ja kohe väga järsku kuidagi muutus ta raskeks. 15. No kes on hea kannataja, sellele see sobib, öeldakse aeg ette, aga 41 sekundit mehed, 41 sekundit. 41 sekundit tundub väike aeg, siis siin on ääretult pikk, väga raske. No ei ole see 40 sekundit, iga sekund on nagu minut peaaegu, võiks öelda. Aga Kristo hoiab hästi, kannatab hästi, elame kaasa. Hästi läheb, hoia, lase veel alla. Aga nüüd läks. Nii, tubli Kristo, suur poiss oled, aga lõpuks lasid ikka alla. Tahti juba kohtunik vilistab kõik sinu jaoks läbi, lase kohver alla ja ongi kõik. Näed, kuidas 7 või 8 punkti kohe kadus sinu protokollist ja juba kukkud 4. ja 5. Et siin ei saanud mitte midagi järgi anda, vaid sa pead lõpuni välja võitlema. Ja need kannatavad hästi. Ja suudakse 50 sekundit ära hoida. Siis oleks raudselt uus liider ja siis oleks kõva avaldus järgmistele meestele, kui ta hakkab see teha värisemas ja mis sa teed, mõni mees väriseb pikalt, kannatavad hästi. Ja tuleb ka sealt hullur kohver alla. Ai, siin läheb selg krampiva meestel ja kogu keha sees on pinge. Teinekord peab vaatama ka, et kuidas endal läheb, aga meil on tublid sportlased ja kõik sportlased võitlevad iseenda eest ja hetkel võistlus tules siis Timo ja Brett ja jäänud veel üks võistluspaar, Alar ja Tanel. Tuleb ja võib väriseda, aga hoia öeldi. Nii tuleb siin kannatada, tuleb kannatada. 35 hoitud. 40 hoitud. Vennad tule ja Tanel tulid koos, et Tanel lendab vennale ka, et siin tulevad, et ega sa kohvi võtame alvas, et lähed jalgsi koju sinna Kesk-Eestisse ära võtta peale. Aga kannatab hästi kannatab. No nii.
pole ennem näinud, et vanem vend kuulab nooremat enda. Mis ole? Läks! Kogumas. Näitamas seda. Allapoole! Eesti mehed on. Allapoole! Vot niimoodi! Et kannatamisala. Ja need kaks meest siiamaani siis praegu hetkel parimad. Tänase päeva kõige tugevamad mehed. Aga tagantpool mehed on tulemas kohe väikeste punktidega vahedega. Ja siin tuleb kannatada, mitte midagi jälle teha. Siin tuleb kannatada, ei tohi jälle vastastada kohvrit. Tuleb hoida. Alar jõuad ka, Tanel pani kohvi maha, hoia. No küll need sekundid oleks olnud kasulikult vähemalt. Alaril nii palju väike lohutus, et Tanelile sai ära teha. Maale sai Koti sulle, Eerik võtab rahulikult. Koit tuleb panna kindlalt sinna ilusti külgu peale püsima. Hästi on Maarja. Ja nüüd tule Maarja juba. Tõmba. Pane juurde! Üle joone, fikseeritakse aeg. Kõik, tubli aplaus. Maarja on oma soorituse lõpetanud, tema jaoks on võistluspäev läbi. Nii, nüüd tuleb Eerika oma kelguga, oma liivakott, oma kelk ja kelgutan omas tempos. Võistlejad kasutavad erinevad taktikaid, praegu näete, kuidas Eerika veab, nii nagu vanasti hobused kündsid põldu, pani endal ilusti rakmed ümber kaela, Maarja tuli hoopis selge ees, nii et igaüks valis oma taktika, ei ole keelatud, iga võistleja ise valib, kuidas talle seda meeldib teha. Nüüd, kes keda selles duellis, ühel juhul Kristil peaks vähemalt siit võitma, siis on meil võrdsed punktid, võidnud keegi seda vahele, seda me ei tea. Kõik võib tuleb endast anda, ümber 6 võitis veel, võitis teistmoodi võttima. Vahel võtab rahulikult, toob võtta veel ja tuleb natukene veel ja Kristil tuleb joone. Kristi on enda soorituse teinud, nüüd tuleb ka Aire oma kelguga üle joone. Nii. Ja saame teada kohe. Minema natukene on ees, Kott ilusti peale. Harju ees vaatamas saab, kuidas võistavad konkurent täpselt sama ala tehti üheludest. Tuleb selge ees, võttis selle praktika, tuleb kinna peale, võttis tõost vähemalt kinni, nüüd on ära. Tuleb pika sammuga võimsalt tuleb selle lõppu, aga läks natukene aega selle koorma rihma sättimise peale ümber kere seal. Igal juhul. Alati väga südikalt võistleb ja pingutab ja annab endast kõik, nii et praegu läheb 90 Kotiga väga hästi ja siin teistele midagi kergemaks ei tee, siis tempo on päris hea ja mõni sekund hetk ja nüüd tuleb juba selle kelguga nii 90 kilogrammi on Koti kaalu, sinna pandi veel 50 kilogrammi kettaid otsa ja nüüd, ahaa, aitab, ei pea telgi alla kelku vedama. Nii, aplaus, Silveri jaoks on see võistlus läbi. Ja käib tõsine heitlemine ja 23-84, Silveri tulemus 23-84. Siin on päris kiire. Siin on viis, vastutaktika võidlustab, nagu ees, Skotofiis, aga kas lõpus Ergo taktikal praegu õigustas ennast, et nii. Praegu saab Sander Koti kiiremini kätte, rohkem oleks kätte läinud, Kotti veel ümber teha ja tulema. Ja praegu tuleb see Sander väga hea elega ja on üle joone. Kas tuleb liidri tulemus ja tuleb ka Aleks järgi. No nii. See viimane ala võib muidugi lüüa veel kaardid sassi siin. Väga oluline teada. Igal juhul nii. Joosep saab natuke võtem minema. Juba natukene. Nii, Joosep saab hetke väitse eest poolt, aga Joosep
seespool. Ai. Nii et siin tuleb ikka maksimum. Pandud raskust juurde. Kelgu sai pandud raskust juurde, aga väga sekundis on siin praegu. Ja nüüd Ulvar kaotab praegu hetkel kotti, see on praegu Ulvari jaoks iga sekund on väga oluline. Kristo saab nüüd hoo sisse, väikse sammuga tuleb algatuste jooksul. Ja nüüd on üle ja nüüd tuleb ka Ulvar. Eesti on siin mehed koos ja praegu siis Alavete ja Põlvamaa mehed siin võistlevad. Rahulikult võtavad suhteliselt. Küll lendavalt ja mehed jooksavad selle kelguga. Oluline on teada, mis tulemus nüüd on ja kuidas. Ilemaas! Kindla peale Pott sulle! Natukene on Tannel eespool, aga seal on vaja kindla peale ära teha, rapsida ei tohi. Ja kiiresti tagasi! Nii, Tanel on natukene ees. Aga Alar tuleb ka kiiresti järgi ja nii mehed on oma soorituse teinud. Nüüd tuleb vaadata, mida näitab kohtunik. Rammuraine jõusport rahva rammusarja teise etapi võitja 27,5 punktiga on Mari Plado. Võru! Nagu öeldakse, Võru veri ei värise. Umm. Ja 66 punktiga Paunvere rammumees, jõusport rahva rammusarja võitja Tanel Aeg.